1710. aastal sai Niguliste kiriku hingekarjaseks Kristjan Kerr. Eesti raamatu ajalukku on ta läinud oma kroonikatega, mis annavad aimu elust Eesti ja Liivimaal 17. sajandi lõpul ja Põhjasõja ajal. Kerr on kirjutanud: mida ma nendel sõja-aastatel oma lähedastega läbi elasin, teavad kõige paremini Jumal ja mina ise. Jah, on keeruline kujutada tollast elu, aga vaatamata ajalookeelistele ja sajandite möödumisele on meie sõjaaegsetes maailmades siiski midagi ühist. Võtkem kas või seesama pärnapuu, mis kasvab siinsamas Niguliste kõrval. See rohkem kui 300 aastat vana puu oli siin juba Kerhi ajal ja pidi jätma pastorile nii sügava mulje, et ta palus end selle pärna alla matta. Kerhi aeg Nigulistes jäi lühikeseks, vaid paar kuud 1710. aasta hilissügisel ja talvel. Nii ei saanud ta näha, kuidas kevadraagus puu ellu äratab. Aga seda saame näha meie. Selle tunnistajaks on ka Aavitsa kukk näituse plakatil kiriku ees. Näituse sümbol, mis toob meelde Aavitsad, mis ajaloolises plaanis panid aluse eestlaste laiemale lugemisoskusele, aga isiklikus plaanis ka kõigi meie lugemisoskusele. Raamatu aastal kooliõpilastega kohtudes olen neilt soovinud välja uurida, kuidas sai kukk Aavitsa peale ja miks Lõuna-Eestis kunagisel Liivimaal on kirikute otsas kuked, siin põhja pool aga enamasti ristid. Nii nagu kukk tuli Aavitsale kirikutornist, algas eesti kirjakeel kirikust ja vähemalt mõneks ajaks on ta haruldaste reliikviate näol kirikusse tagasi jõudnud. Aitäh kõigile, kelle pühendumine ja tähelepanelikkus selle näituse võimalikuks tegi. Meie reliikvia on kirjasõna. Aitäh!